läbi. Esimene teema on siis inimese välisehitus. Soovitan sul kõik need pea, kael, õlavars, kõht, küünarvars, ranne, kämmal ja reis ja säär ja pöid kõik ilusti enda peal üle katsetada. Nii, millest siis üldse inimene koosneb? Inimese kõige väiksem ehitusüksus on siis rakk. Inimene koosneb erinevatest rakkudest. Need rakud on väga erineva kuju ja ülesandega. Kõik rakud omavahel moodustavad siis koe. Kude on siis mitmest, näiteks siin on sul nahkkude, et kude koosneb siis mitmest naharakust ja mitu siis kude omakorda moodustavad siis elundi. Ehk siis näiteks naharakkudest moodustab nahkkude, mis omakorda moodustab siis kogu elundi, et nahk on siis keha kõige suurem elund näiteks. Et elundid siis koosnevadki kudedest. Nii, igal elundil on mingi ülesanne ja kõik elundid, mis täidavad sarnast ülesanded, need moodustavad omakorda elundkonna. Ehk siis, kui me vaatame seda joonist siin, siis kõige väiksem siis ehitusüksus on rakk. Mitu rakku koos moodustavad siis lihaskoe. Süda on siis elund, mis koosneb peamiselt siis lihasrakkudest, ehk siis on elund. Ja süda koos näiteks veresoontega, kõige suuremad veresooned on aordid näiteks. Aortide koos siis moodustavad vereringe elundkonna. Ehk siis vereringe elundkond koosneb erinevatest veresoontest, veenid, kapillaarid, aordid, millest me räägime hiljem. Ehk siis kõige väiksem üksus rakk, rakud omavahel moodustavad koe, koest kude moodustab siis elundi ja erinevad elundid, mis täidavad sarnast ülesannet. Ehk siis näiteks vereringe ülesanne on transportida siis kehas ringi hapnikku ja toitaineid, siis süda pumpab selle vere kehas ringi ja täidavad kõik ühte ja sama ülesannet, moodustavad siis vereringe elundkonna. Et ilma vereta ei ole südamel midagi teha ja ilma veresoonteta ei oleks verel kuskil liikuda. Ehk siis kokku need erinevad elundid moodustavadki siis vereringe elundkonna. Et siis selle tunni mõte ongi, et sa teaksid kõige väiksem ehitusüksus on rakk, rakud moodustavad koe, elundid koosnevad omakorda kudedest ja erinevad elundid, mis täidavad ühte ja sama ülesannet, moodustavad siis elundkonna. Nii, järgmine tund, mis täna tuleb läbi, sellel nädalal tuleb läbi võtta, on siis erinevad elundkondad, vaatad ülevaatlikult üle. Et inimene koosneb siis väga erinevatest elundkondadest, nagu tugi- ja liikumiselundkond, vereringe elundkond, hingamiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, meeleelundkond, suguelundkond ja erituselundkond. Nagu ma koolis nägin, eks muidugi te tahaksite kõik minna kohe sinna suguelundkonna juurde, et see teid huvitab kõige rohkem. Aga kahjuks või õnneks võtame siis jõudumööda ja küll jõuame selle teemani ka. Aga jah, esimene siis katteelundkond, kuhu kuulub siis nahk ja selle ülesanne on siis kaitsta meie keha. Nahk on siis kõige suurem elund. Nüüd järgmiseks tuleb siis tugi- ja liikumiselundkond, mille ülesanne on siis tugielundkonnal, nii-öelda luustikul, on siis meie keha toestada. Meie elundid toetuvad siis selle luustiku külge ja lihased on siis need, mis aitavad meie kehal liikuda, et ilma
lihasteta oleksime me hunnik luukere ja kui meil ei oleks luustikku, siis me oleks hunnik lihakäntsakas. Ehk siis need kaks rühma elundeid teevad omavahel koostööd, et me saaksime siis liikuda ja samas siis kaitsevad erinevaid elundeid, siseelundeid. Nii, järgmine elundkond on siis meil seedeelundkond. Seedeelundkonna peamine ülesanne on siis toidu peenestamine ja seedimine. Kui sa siis sööd, seedimine hakkab toimuma juba suus närides, keha hakkab tootma sellist siis seedeensüümi amulaasi, mis hakkab siis lagundama seda toitu juba sinu suus ja siis liigub neelu kaudu läbi söögitoru makku, kus ta siis viibib juba pikemat, kauemat aega, umbes 2–4 tundi. Siin siis segatakse maksast ja sapipõiest tuleva seede nõrega nii-öelda, hakatakse seda toitu siis lagundama. Ja siis maast liigub see peensoolde. Peensooles siis toimub peamine toidu seedimine, kus siis verre antakse ära kõiksugu toitained, valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid ja nii edasi. Ja edasi liigub siis toit siia jämesoode. Jämesooles siis antakse ära veel viimane vesi ja kui see vesi on ka ära antud, jääb siia alles üks tahke jääkaine, mida sa siis lähed seal WC-s väljutama, poti peale istuma. Ja tuleb see siis pärasoole ja päraku kaudu lõpuks välja. Nii palju siis seedeelundkonnast ülevaatlikult. Järgmine elundkond on siis vereringe elundkond, millest ka juba rääkisime, mis siis koosneb südamest, veresoontest, mille peamine ülesanne on siis toitainete ja hapniku transportimine kehas. Et varustab keha verega, aga veri siis omakorda transpordib hapniku ja toitaineid erinevate rakkudeni välja. Ja siis on hingamiselundkond. Hingamiselundkond koosneb siis kopsudest, kopsutorudest, hingetorust, kõrist ja ninaõõnest. Ja ülesanne siis gaasivahetus, hapniku transportimine verre, verest siis süsihappegaasi välja transportimine. Ja veel on siis meil närvisüsteem. Närvisüsteem koosneb peaajust ja seljaajust ja närvidest. Et peaajus siis antakse mingisugune käsklus ja see siis närvide teel liigub siis meie elunditena ja käsib siis meie elunditel mingisuguseid ülesandeid teha. Ja närvisüsteemi ülesanne on siis kogu elundite tööd juhtida. Et siis kui sinu seljaaju saab kannatada, siis võid jääda invaliidiks ja nii edasi. Sellepärast ei tohi kunagi inimesi lüüa pähe, selga, et võib inimene jääda invaliidiks, liikumisvõimetuks. Nii, siis erituselundkond, mille ülesanne on siis kehast jääkainete välja transportimine. Kopsud siis transpordivad välja süsihappegaasi. Neerudest toimub siis kuse tekkimine ehk siis vedelate jääkainete välja transportimine siis põie kaudu. Siis pärasoole kaudu toimub tahkete jääkainete välja transportimine, kopsudes siis gaasiline ja naha kaudu ka vedel siis jääkained. Nii, ja siis meeleelundid. Silmadega me näeme, nägemiselundid. Meeleks on siis nägemismeel. Kõrvadega kuuleme, kuulmiselundid on kõrvad ja kuulmismeeleks on siis kuulmismeelega tegemist.
ninaga tunneme siis lõhna ehk siis haistame, tegemist siis haistmismeelega. Keele ja suuga siis tunneme maitset, tegemist siis maitsmismeelega. Ja naha, naha abil siis kombime ehk siis kompimismeel, tunnetame siis ümbritsevat keskkonda ja võtame vastu informatsiooni. Meeleelundite ülesanne üldiselt ongi siis võtta vastu teateid ümbritsevast keskkonnast. No ja viimaseks siis suguelundkond, ainuke elundkond siis, mis erineb inimestel sooti, et mehel siis, mehe suguelundid erinevad täiesti naise suguelunditest, mis siis erandid välja tuua, et kui naisel on sisesed suguelundid, siis mehel on väljaspool munandit tahavad saada näiteks jahedamat keskkonda ja nii edasi. Ja mis siis suguelundkonna peamine ülesanne on siis järglaste saamine ehk siis paljunemine. Ja see ongi ülevaatlikult siis elundkondade kohta kõik ära toodud. Harjutage neid erinevaid ülesandeid